Nii, kell on 7:35 minutit, aeg on asuda looma ja uudiste kallale ja looma ja uudised, nagu heaks kombeks on ikka vähemalt nädalaga maas, reaalsest elust sellest pole midagi. Juuli lõpu vihmauputus looma ja loomadele kurja ei teinud, selle elasid õnnelikult üle ka kõik veelinnupojad ja faasanitibud täiskasvanud loomadest rääkimata. Oot, miks faasanitibud just eraldi välja toodud on? No sellepärast, et faasanitibudel teadupärast on kaasasündinud uudishimu väga suur ja nemad lähevad alati vett tšekkima, vesi on nendele väga põnev ja tihtilugu kukuvad vett ja ei saa enam välja. Ahah, okei. Sa ei teadnud sellest asja? Ei teadnud. No eks siis mina kui selline harrastusfasanoloog pean siis harima siis. Fasanist. Augustikuu, aga nagu moodsamas kõnepruugis öeldakse, algas uute sündidega. Looma- ja troopikamaja inkubaatoris koorunud 2 India pantergekopoega esialgu veel ekspositsioonis näha ei saa, kuid kolmapäeval ilmavalgust näinud Pincher-tamariinide peregrupi uut liiget võib tähelepanelik looma ja külastaja vanalooma turjakarvade vahel märgata küll. Nii et kõik, kes arvavad, et tegu on erakordselt suure söödikuga, ei ole. Väike laps. Või et arvavad, et see on mingisugune parasiit. Ei ole parasiit. Puuk. Ei ole ka puuk. Pühapäeval sündis jakivasikas, kesknädalal aga aksis hirv. Hiiumaalt Euroopa naaritsa kaitsealalt tuli rõõmustav teade, et tänavu on aedikutes, kust loomad sügisel loodusesse lastaks, sündinud 2 pesakonnas emaseid poegi rohkem kui isaseid. Eelmisel nädalal pügati kaamelite küüruta sugulasi villaloomi alpakasid, karvaseks jäid neil vaid pea, saba ja jalad. Tehti selline klassikaline puudlilõige siis. Miks? No, et lihtsalt fann oleks. Ei, no ega villa on vaja. Loomajal on ju raha vaja, eks sellest villast kootakse koos koeravillaga ja Pincher-tamariini villaga väga mõnusaid väikseid vestikesi, mida siis loomaaias illukohvikus müüakse. Veelinnutiikudel läksid väikeluiged omavahel kaklema. Vanem isaslind klobis noorema korralikult läbi. Selliseid nagistamisi tuleb ette nii kevadeti kui sügisetti. Esmaspäeva õhtupoolikul looma ja tulevasel Austraalia alal toimunud Edelweiss kvarteti kontserti kuulasid, vaatasid uudisimulikult ka Przewalski hobused ja jakid. Ida ja õnnekured täiendasid keelpillihelisid oma tantsu ja kruugutamisega. Kruugutamine? Kas on nagu mingi swagimine selline või? Ma ei tea, ma ei saa kummastki sõnast aru. Igatahes nad kruugutasid. Sina ka ära kruuguta ja kuula nüüd uudiseid. Järgmine kontsert 8. augustil toimub veelinnutiikidel, külastajate ja veebikaamerate jälgijate üldiseks lemmikuks saanud ning juba 2 nädalat suures ekspositsiooniaedikus koos emaga toimetav Amuri leopardi kutsikas näitab end videviku loomale kohaselt rohkem õhtupoolikuti. Sellegi poolest tasub siis eile, neljapäeval, juba keskpäeval sammud loomaaeda saada, sest kell 13.00 algaval pidulikul üritusel antakse leopardi kutsikale ametlikult nimi. Tema ristisaks saab Kaido Höövelsoon, sumemaadleja Baruto, kes viib läbi suma traditsioonidega seotud ristimistseremoonia ja viskab soola leopardile peale, silma ja alla halbade vaimude peletamiseks. Kõik kohale tulnud saavad küsida vägilaselt autogrammi ja lasta ennast siis leopardi kutsikal natukene kraapida. Ja tänases Õhtulehes on siis ka sellest suurest ristimistseremooniast siin väike pilt, kus on kaasas ka väike kotike soolaga, et ka teineteist saaks pilduda. Ja see leopardi kutsikas on niimoodi lahedasti ära peitnud ennast ja tuligi välja, et ei tulnudki välja. Tuligi välja, et ei tulnud välja. Aga räägib siin näiteks Rita Mets, kes on Pofist. Tead, mis on Pof? Pof. Ei tea, muidugi. Pantera Pardus Orientalis fänklubi. Wow. Ehk siis kaslaste lumelaudade fänklubi. Lumelaua leopardi selle klubi siis fänklubi. Ja ütles, et esialgu oli klubi liikmetel tegelikult mõttes hoopis teistsugused nimed kui Baruto, et nemad kutsusid teda rosinarullikeseks ja täpikene trullike. Täpikene trullike muidugi on väga ilus ja armas nimi, aga kahjuks kas rahvusvahelisel pressil väga raske kasutada. Aga seda saab tõlkida. Täpike trullike. Ja? Rosinarullike. Raisin roller. Ja spotiroller. Ja räägivad, et Baruto oli muidugi lahtikasti nõus ja tuli ka kohale, aga keda ei olnud, oli siis ristipoega ja vastne ristida Höövelson lisas, et pole oma nimega ise veel näinud, aga ta on näinud ema ja isa ja see annabki ju poisi kokku. Aga
selles mõttes, et jagas vähemalt lastele allkirju ja kõik oli väga tore ja meie oleme ka väga rõõmsad, nii et minge ikka kindlasti veel loomaaeda, mina kindlasti veel lähen. Mina ka.